Ma tahan sulle nüüd natuke lähemalt rääkida human designi sellisest alusvundamendist ehk siis energiatüüpide strateegiatest ja tegelikult ka autoriteetidest. Autoriteetidele pühendatud video tuleb järgmisena ehk siis nendest räägin ma täiesti eraldi videos, praegu aga keskendume human design energiatüüpidele ja nende strateegiatele. Võib-olla enne, kui me päris sisuliseks läheme, on oluline lahti seletada need kaks terminit, mis human designi kontekstis tegelikult tähendavad hoopis midagi muud kui tavapäraselt eesti keeles. Strateegia human designi kontekstis tegelikult ei ole midagi keerulist, mentaalset ega ratsionaalset. Strateegia näitab ära sinu energiatüübile omase loomuliku toimimisviisi. Ja autoriteet on sinu kõige usaldusväärsem sisemine kompass. Ehk siis autoriteedi puhul me ei räägi, ja kusjuures see ongi nagu hästi paradoksaalne, et tavaliselt autoriteet eesti keeles tähendab välist autoriteetset inimest, oma valdkonna spetsialisti. Jah, meil on kõigil vaja autoriteete ja ma ei väsi kordamast, et selles mõttes, kui sul hammas hakkab valutama, siis sa mitte ei õpi hambaarstiks, vaid sa lähed hambaarsti juurde, aga elulisi otsuseid ja valikuid me peaksime siiski langetama toetudes iseendale. Õigemini see selline teekond vabaduseni saab alguse sellest, et me hakkame üha enam usaldama iseennast eluliste otsuste valikute langetamisel. Ja siin tulebki mängu autoriteet. Tõenäoliselt oled sa kuulnud söögi alla, söögi peale seda, kuidas räägitakse, et usalda iseennast. Usalda oma sisemist tarkust ja tõenäoliselt on sul tekkinud paratamatult see sihuke läbiv küsimus, et okei, et aga kuidas ma seda siis teen? No vot, sellele kuidas küsimusele vastabki autoriteet, aga autoriteetidest räägime lähemalt järgmises videos. Sedapuhku vaatame üle, mida tähendab erinevate energiate tüüpide jaoks strateegia, mis see on ja kuidas sa siis seda oma ellu saaksid hakata nüüd ja kohe rakendama. Alustame algusest, alustame manifestoritest. Ehk siis tere, palju õnne, kui sa oled manifestor. Sa oled üks circa 10% algatajatest siin planeedil. Nüüd mehaaniliselt human designi võtmes manifestori tunneme me ära selle järgi, et sakraalkeskus on kaardis defineerimata ja kõri on läbi mingisuguse kanali või kanalite jada aktiivses ühenduses vähemalt ühe teise motoorse keskusega ehk siis kas emotsionaalkeskuse, südame või juurtega. Autoriteetide võtmes on siis manifestoritel valikus emotsionaalne, ego, südame või põrna autoriteet, see sõltub siis sellest, millised keskused on sul kaardis defineeritud ja sellest räägime me lähemalt siis juba järgmises videos. Aga manifestori strateegia ehk siis loomulik toimimisviis on informeerida ja algatada. Nüüd siin ei ole strateegia selleks, et sina saaksid manifestorina endast paremini aru. Sa tead, mida sa tahad siis, kui sa seda tahad. Ja kui sa parasjagu midagi ei taha, siis järelikult on aeg puhata. Et ikkagi manifestorina sihuke 80% olemist ja 20% väga vinget, võimsat algatamist ja ärategemist on ju. Et informeeri ja algata lihtsas eesti keeles on see, et ütle enne, kui teed. Ja see on olnud üks asi, mida ma olen koduses keskkonnas üle 9 aasta juba õpetanud ühele tänaseks teismeliseks saanud noormehele, aga ütle enne, kui teed. Ja tee, mis tahad. Et see ongi, sa oled siin selleks, et teha seda, mida sina teha tahad. Jah, see kõlab suurelt, jah, tõenäoliselt sa ei tee seda, aga arvesta sellega, et nii kui sina manifestorina jääd ootama, et teised sind kutsuksid ja kaasaksid ja et keegi pakuks sulle mingeid võimalusi, siis see ootus võib saada väga-väga pikk olema. Sa võidki jääda ootama, sa võid oma elu niimoodi ära raisata. Lisaks sellele suure tõenäosusega lihtsalt kaasatud saamine kellegi teise plaanidesse või unistuste realiseerimisse ei ole sinu jaoks. See päriselt ei täida, ei toida sind. Sa oled siin selleks, et ikkagi midagi luua, midagi üles ehitada, algatada, noh. Sinu seest tulevad nüüd need kõige vingemad algatuslikud impulsid. Sul on nagu geniaalseid ideid ja see kõik tahab siin maailmas saada realiseeritud. Vähemalt see, millele su autoriteet siis ja ütleb. Igal juhul ütle enne, kui teed, on hästi oluline selleks, et sina ei põrkuks
teiste inimeste vastupanuga ja et sinu tegevuse tagajärg ei oleks mitte viha ja konfliktid. Tõenäoliselt sa tead päris täpselt, mis tunne on siis, kui teised inimesed hakkavad sind piirama ja takistama, kui sa teed midagi ja siis sa saad karistada selle eest. Nüüd see informeerimine, see ütlemine enne, kui sa teed, see on see võti. Ütle enne, kui sa hakkad midagi tegema ja ütlemine ei ole loa küsimine, ei ole kooskõlastamine. Sa teed ju nagunii seda, mida sa teha tahad. Lihtsalt kui sa ütled ette, see annab osadele inimestele võimaluse su tee pealt kõrvale astuda ja samas teistele inimestele annab see võimaluse suga kaasa tulla. Ja see on väga oluline nii isiklikes suhetes kui tegelikult ka tööalaselt. Kui sa lihtsalt lähed ja näiteks korraldad mingi fenomenaalselt ägeda ürituse, aga mitte kellelegi ei ütle, siis inimesed ei saa aidata sind ei korraldamises ega ka õigeaegselt osta pileteid, et kohale tulla. Ehk siis ütle enne, kui teed ja siis lihtsalt mine ja tee ära. Sa oled algataja. Ma ei hakka siin pikalt rääkima praegu sellest, et kuidas selline pikaajaliselt tegemine ei ole sulle, et sellised lühiajalised energiasööstud ja sutsakad ja selline algatav stardist nulline kiirendamine on sinu teema, aga ütle enne, kui teed ja väikeste asjadega. Ma täiega soovitan sul hakata seda katsetama ja vaadata, kuidas millise muutuse see endaga kaasa toob. Et proovi, vaata, mis siis saab, kui sa mitte lihtsalt ei tee kiiresti ära ja ma tean, et see tundub hullult tüütu. Miks ma peaksin nendele inimestele hakkama seletama, ma võiksin sama ajaga selle kõik lihtsalt juba ära teha, aga lihtsalt proovi. Proovi sellepärast, et teinekord tagantjärele põhjendamine ja nii-öelda selgituste jagamine on väga palju energiakulukam kui need 2 lauset, et hei, kuule, ma ei tea, ma nüüd lähen ja tulen hiljem tagasi, kui see, et oota, kus sa käisid ja mis sa tegid ja miks sul nii kaua aega läks. Ehk siis ütle enne, kui teed, ka väikeste asjadega. Nüüd, tere tulemast, generaator. Kui sina oled generaator, kui sinu energiatüüp Human Designis on generaator, siis järelikult sinu sakraalkeskus on defineeritud, aga ei ole ühendatud kõrikeskusega. Mina olen ka generaator, minul on ka sakraalkeskus defineeritud, mul on ka kõri defineeritud, aga alumine jada ja siis kõri ja mõistuse ühendus ei ole omavahel ühendatud. Nüüd autoriteetide poolest on generaatoritel valikus sakraalne või emotsionaalne, nendest siis nagu ma juba rääkisin, et tuleb täiesti eraldi video, aga strateegia ehk siis loomulik toimimisviis. Ootet vastata ja mina lisan siia juurde, et tegutse ka. Hästi tihti ma olen märganud, et generaatorite puhul on see, et jah, ootan, jah, elu pakub võimalust, jah, ma täiega sütitab ja täiega ütlen ja, aga tegema ei hakka. Et sellest ka ei ole tolku. Selles mõttes, et sa ei ole siin selleks, et lihtsalt oodata, sa ei ole siin ka lihtsalt selleks, et öelda väga palju jahhe, ammugi sa ei ole siin selleks, et lihtsalt väga palju jahhe öelda. Et generaatorina oled sa siin selleks, et midagi üles ehitada, et luua. Ja see tähendab ka tegutsemist. Nüüd ootet vastata alguses võib kõlada sulle ka väga kummalisena, võib jääda mulje, et jälle mingisugune neospirituaalne jura ja et kui ma muudkui jään ootama, siis elu läheb mööda ja kõik võimalused lähevad mööda, kõik teised inimesed teevad kõik ära ja nii ongi. Et kui sa nüüd mängid oma elu läbi, siis tõenäoliselt sa juba märkad, et kõige ägedamad, kõige edasiviivamad võimalused, kutsed, ettepanekud, ideed on ise jõudnud sinuni. Ei ole tulnud sinu peast, ei ole lihtsalt planeeritud. Kõige ägedamad asjad juhtuvad siis, kui sina ei suru ennast läbi. Nüüd ootet vastata puhul on hästi oluline see, et seisund loob, mis tähendab seda, et on väga oluline, mis seisundis sa oled. Et sakraalkeskus on magnet ja see magnet tõmbab kõige ägedamaid asju ligi siis, kui sina oled enda voos. Ehk siis teed seda, mida sa armastad seda, mida sa teed. Frustreerunud sakraalile tavaliselt väga häid võimalusi ei kiputa pakkuma, ei tõmba väga ägedaid asju ligi. Ehk siis ja kui väliseid mingisuguseid võimalusi pakkumisi justkui näiliselt mõjutada ei saa, siis enda seisundit alati saab ja seeläbi tegelikult saab mõjutada ka seda, mida elu sulle pakub. Ehk siis ootet vastata. Ja nagu ma juba ütlesin, et küsimus ei ole selles, et kui palju jahhe sa suudad öelda ja ei ütlemine generaatorina on alati väljakutse. Et oluline on öelda jah ainult nendele võimalustele, mis päriselt tõstavad, laevad, päästavad ja julgeda öelda ei kõigele muule.
ja kui see jah on juba teiega olemas, siis tuld ja tegudele. Ja palun arvestage sellega, et kõik hooletud jahid, kõik need asjad, mis on sihuke, et see ei ole raske ja see ei võta tükki küljest ära, et, et kõik need hooletud väikesed jahid viivad välja selleni, et kui juhtumisi peaks tulema üks suur ja täiega vinge võimalus, siis sul ei pruugi olla aega, energiat ega ruumi elus, et sellele jaa öelda. Et see on hästi vastutuse koht, et sinu suurim vastutus on jahida eid ja elu on ristmikute jada, sina ei pea teadma, mida sa järgmisel ristmikul valid. Elu loob ennast samm-sammu haaval ja nii kui elu viib su ristmikule, siis seal sa ka valid, otsustad, teed sammu, näed rohkem, siis tuleb uus ristmik, uus samm ja nii see elu loob. Üks asi viib alati teiseni. Nüüd manifesteeriv generaator, palju õnne! Sina oled saanud kaasa parima nii generaatoritelt kui ka manifestoritelt. Ehk siis sinus on ühendatud parimad kvaliteedid nendelt kahelt eelmainitud tüübilt. Sinu sakraalkeskus on defineeritud ja vähemalt üks motoorsetest keskustest, ehk siis sakraalkeskus, emotsionaalkeskus, südamekeskus või juurtekeskus on mingit jadapidi ühendatud kõrikeskusega. Sealt tuleb siis ka see manifesteeriv kvaliteet. Hästi tihti manifesteerivad generaatorid peavad ennast sakraaliga manifestoriteks. Jah, sa oled kiire, jah, sa oled supervõimekas, jah, sa suudad asjad juhtuma panna, jah, sa suudad väga hästi oma tähelepanu ümber lülitada, sul võib olla päris palju asju taldrikul, sa võid mitut täiesti erinevat ettevõtet korraga edendada, sa oled supervõimekas, aga taaskord parimad võimalused leiavad su siis, kui sa oled avatud, heas kohas ja oled vastamas. Ehk siis ka sinu strateegia ehk siis loomulik toimimisviis on ikkagi see, et oota, et vastata. Ja sinna juurde tuleb alguses keerulisena kõlav jada. Tõehetk enne tegutsemist ja siis vajadusel informeerimine. Kõlab keeruliselt, tegelikult ei ole. Ja parimal juhul aitab tegelikult sinu super kärsitud loomust ja seda hullumeelset ormakust kohati natukene pidurdada. Ootet vastata on sama, mis on tegelikult generaatorite puhul, et parimad võimalused leiavad sinu ise. Vastata saab kõigele. Iga hingetõmme on vastus. Manifesteeriva generaatorina saad sina samamoodi vastata teiste inimeste ettepanekutele, kutsetele, igasugustele siltidele, sõnumitele, laulusõnadele, mingisugustele suvalistele ridadele kusagil raamatus. Kõigele saab vastata. Parim asi, millele saab nii generaatori kui ka manifesteeriva generaatorina vastata, on kas küsimused. Nüüd, nii kui sa oled jõudnud ristmikule ja sul on võimalik millelegi vastata, siis ma võib-olla toon siin isegi kõige parem on see, et ma toon siin ühe niisuguse praktilise näite, siis sa saad kuidagi hästi niisugune inimlikult aru, millest ma räägin. Et oletame, et sulle helistab sõber ja kutsub sind kinno. Ja alguses tundub kõik täiega äge. Noh, sõber, kinno, jaa. Ja siis hakkad läbi mängima, et oota, aga selle sõbraga nüüd praegu lähen vaatama seda filmi. Aga ma olen seda filmi juba näinud ju. Oota, aga ma ei taha seda filmi uuesti näha. Ehk siis see tõehetk on see, kus sa nagu hästi automaatselt ja väga tihti murdosa sekundi vältel mängid läbi selle ees ootava kogemuse. Mina seda tegemas, mina selle inimesega sinna minemas ja siis saabub selline selgus. Ja see ongi see tõehetk, et oota, kas ma tegelikult tahan seda teha või ei taha. Ja alles peale seda tasuks teha otsus ja otsus kuuldavaks tuua, ehk siis informeerida. Et sõber helistab, sõber kutsub, sa ei ütle mitte midagi, sa mängid selle murdosa sekundi vältel, suuremate, olulisemate asjadega, eriti siis, kui sul on emotsionaalne autoriteet, siis tasub võtta natuke kauem aega, aga mängisin läbi, mul on selgus ja vot nüüd ma ütlesin kas jah või ei ja hakkasin midagi tegema. Et siin ongi nüüd see informeerimise osa, et kui sa nagu otsustad, et sa lähed kinno, aga sa ei ütle sõbrale seda, siis võimalik, et sa jõuadki kinno ihuüksi ja sõber ei teadnudki, et tasub tulla, sellepärast et sa ei öelnud talle, et kas sa tuled või ei tule.
et see vajadusel informeeri käib kaasas selle manifestorliku kvaliteediga ja siin tasub selgelt eristada, et kui sa lihtsalt üksi kodus midagi toimetad, on ju, siis ei ole mõtet helistada teistele inimestele, rääkida, mida sa tegema hakkad. kui aga sinu tegevus kuidagi puudutab või mõjutab kedagi teist, siis tasub alati ette öelda. sa võid oma sellises tohutus voos lihtsalt ära kaduda ja sa võid ära kaduda päriselt ka pikaks ajaks või siis algatada mingeid muutusi, mis mõjutavad sinu peret või lähedasi või kolleege ja millel võivad olla sellised mõnevõrra ebameeldivad tagajärjed, kui sa kellelegi ei ütle enne, mida sa tegema hakkad. Nüüd projektorina. tere, Human Design süsteemi spetsialistid ja mitte ainult Human Design süsteemi, vaid tere spetsialist. Ja spetsialist kõlab jälle taaskord eesti keeles nii kummaliselt, aga andekas inimeste juhendaja mingis valdkonnas tark oled sa ka. Nüüd projektorina on sinu sakraalkeskus defineerimata ja mitte ükski motoorne keskus. Sealhulgas südamekeskus, emotsionaalkeskuse juured ei ole aktiivses ühenduses kõrikeskusega. Autoriteetide poolest on projektoritel kõige suurem variatsioon, on valikus, sõltuvalt siis sellest, millised keskused on sul defineeritud. Emotsionaalne, põrna, ego, identiteedi või siis keskkonnaautoriteet. Keskkonnaautoriteet on siis mentaalsete projektorite pärusmaa ja osades kaartides võib sul olla kirjas, et inner authority none. Autoriteetidest, nagu ma olen siis juba korduvalt öelnud, räägime eraldi videos lähemalt. Projektorina on sinu strateegia ehk siis loomulik toimimisviis oodata kutseid ja mitte lihtsalt suvalisi kutseid, vaid ikka tunnustavaid kutseid. Ja siin alustuseks tasub hakata selgelt eristama tunnustavaid mittetunnustavatest kutsetest. Ehk siis sellised kutsed, et otsin ükskõik keda, ükskõik kes kiiresti, ruttu, odavalt. Kas sa tead muide mõnda spetsialisti, kes oleks odav või kiire? Et need ei ole sinu jaoks. Nii kui otsitakse umbmääraselt ükskõik kedagi, siis see ei ole sind tunnustav kutse. Tunnustav kutse on ikkagi isiklik pöördumine, millele eelneb selline teatud mõttes nagu austus. Et ma imetlen ja austan sind mingis valdkonnas spetsialistina ja ma küsin sinu abi, tahan sinu toodet, tahan sinu teenust. Ja vot see on see koht, mis loob selle avatuse, kus sina tegelikult ka projektorina saad hakata oma maagiat üldse looma. Vastata tasub ainult tunnustavatele kutsetele ja mitte kõigile tunnustavatele kutsetele ei tasu ka öelda jaa. Sinu aeg, sinu oskused, sinu teadmised, sinu energia on erakordselt väärtuslikud ja sina pead esimesena hakkama neid väärtustama. Minimaksi. Vastata tasub ainult tunnustavatele, tegelikult, las ma parandan ennast, kaaluda tasub ainult tunnustavaid kutseid ja jaatavalt vastata tasub ainult nendele kutsetele, millele sinu autoriteet ütleb jah. Nüüd, kui kutse on tulnud ja ma tahan siin ka tegelikult rõhutada seda, et kutsed ei tule mitte ainult formaalselt, ametlikult või emailidena või telefoni teel, et sul võib olla ka päris palju selliseid sisemisi kutseid, sul võib olla ka üks selline suurem elukutse, et hakka märkama kutseid. Ja selleks tuleb aeglustada ja ma ei hakka praegu pikemalt rääkima sellest projektorite aeglustamisest, ma kindlasti räägin sulle mingi hetk sellest ka lähemalt, aga selleks, et päriselt märgata kutseid ja hakata neid ka eristama, on väga-väga oluline tõmmata kuidagi pidurit, et mitte tormata kogu selles melus kaasa. Sest et nii kui sa hakkad kaasa tormama, siis sa ei ole enam see tark vaatleja ja siis sa enam ei märka, sa enam ei erista kutseid ja siis sa oled lihtsalt tegutseja ja tegutsemises ei ole see sugugi nii hiilgav kui juhendajana või juhina. Et mida ma tahan siis veel rõhutada, on see, et kui kutse saabub ja kui vastus on ja isegi siis, kui see kutse on nagu sihuke larger than life, siis sellele peab järgnema tegu. On see siis nagu mingisugune tegevus, algatus, nõuande jagamine, mingi aja kokkuleppimine, mis iganes, aga julge jaatavalt vastata ka väga hirmutavatele kutsetele, millele su sisetunne ütleb jaa ja julge panna sinna ka tegu juurde.
Reflektorid! Mul on nii hea meel, kui sa oled reflektor ja sa seda kuulad, sest sa oled täiega haruldane. Ja minu meelest reflektorina sinu jaoks on veel eriti oluline tänapäeva maailmas hakata julgelt katsetama oma strateegiaga. Reflektorina on siis sinu kaart valge ja tegelikult ei ole üldse nii valge, sul on väga palju ripakil väravaid, lihtsalt mitte ükski keskus ei ole läbi aktiivse kanali ühendatud teise keskusega. Ja sul on siis kuutsükli autoriteet ja tegelikult tõenäoliselt siin, kui ma hakkan nüüd rääkima strateegiast ehk siis sinu loomulikust toimimisviisist, siis ma jõuan juba päris palju rääkida ka autoriteedist, aga taaskord tuleb teine video, kus ma räägin sellest veel. Nüüd, sinu loomulik toimimisviis võib kõlada tänapäeva maailmas parajalt kummaliselt ja uhuuna ja kindlasti tekib siin vähemalt alguses küsimus, et oota, aga kuidas ma siis niimoodi päriselt elada saan. Reflektorina on sinu loomulik toimimisviis oodata üks kuutsükkel, mis tähendab seda, et ka sina ei ole algataja. Ka sina oled siin selleks, et märgata, mis võimalusi keskkond sulle pakub, mida keskkond sult küsib, mida elu sulle näitab, millega elu sind üllatab, kuhu sind kutsutakse, kuhu sind kaasata tahetakse. Oota kuutsükkel. Ma võib-olla siis põgusalt mainin seda autoriteedi värki, et kuu liigub, sul on väga-väga tugev ühendus ja lähedane side kuuga ja kuu liigub läbi kõigi human design'i väravate ehk siis Chingi heksagrammide 28 päevaga. Ja see omakorda aktiveerib sinu kaardis ka näiteks nende ripakil olevate väravate vastasväravaid, mis tähendab seda, et tegelikult kuu vältel on sul võimalik kogeda ennast väga erinevalt ja pääseda ligi ka enda väga erinevatele omadustele, kvaliteetidele. Ma ei hakka sellest praegu siin pikemalt rääkima, aga kuutsükli vältel ehk siis 28 päeva jooksul, kui nüüd oletame, et sulle tuleks lauale mingi otsus või valik, ja eriti tähelepanelik tasub sul olla nende otsuste ja valikute osas, mis puudutavad kas teisi inimesi või mingit keskkonda, no näiteks kodu ja tööd. Et oletame, et sul nüüd lauale tekib mingisugune valik ja sa võtad aega, siis täiesti loomulikult 28 päeva vältel sa tunned ennast selle otsuse osas täiesti erinevalt. Ühel päeval tekitab see sus suurt entukat. Järgmisel päeval oled sa hästi ratsionaalne, siis jätab see sind täiesti külmaks, siis sa võib-olla tunned elevust, siis võib-olla on nagu, ma ei tea, sügav melanhoolia, siis tundub see täiesti halva otsuse valikuna. Tegelikult on niimoodi, et kui ma võib-olla kirjeldaksin seda kuidagi kujundlikult, siis kuu aja vältel on sul võimalik tervikpilt kokku panna. Sa oled võimeline reflektorina langetama kõige paremaid valikuid ja otsuseid mitte ainult enda, vaid tegelikult ka oma pere ja kogukonna heaks. Aga selleks on sul vaja aega. Ja see aeg ei ole mitte lihtsalt, et sa nüüd istud kuskil, võtad selle 28 päeva, eraldad ennast inimestest ja lihtsalt, ma ei tea, mediteerid, kuigi ka see võib toimida. Aga parimal juhul sa tegelikult ikkagi arutad teiste inimestega, mis tähendab seda, et sa saad tegelikult ligi ka nende supervõimetele, nende täidetusele, nende kvaliteetidele. Sa saad seda näha ja kogeda ka sedasama, mis iganes siis valikut, on ju, näha ja kogeda läbi teiste inimeste silmade või siis tajuda, kuidas nagu mingites erinevates olukordades ja erinevate inimestega rääkides sa ennast tunned selle otsuse suhtes. Lisaks sellele tõenäoliselt sa ka selle 28 päeva vältel väga tugevalt uurid seda asja, ehk siis nagu guugeldad, avastad, võib-olla käid, vaatad seda kinnisvara või kohtud veel sellesama inimesega. Ja alles siis, kui sul see tervikpilt on koos ja ma tahan hästi toonitada seda, et mingite väiksemate valikute otsuste puhul sa oled võimeline selle tervikpildi looma ka kiiremini, et see ei ole alati 28 päeva, aga igal juhul tasuks sul täiega vältida tormakaid, kiireid otsuseid, sellepärast et need viivad tavaliselt alati pettumuseni. Et oota, võta nii kaua aega, kui sa saad, mida suurema kaaluga otsus ja kõige suurema kaaluga otsused puudutavad alati teisi inimesi ja keskkondasid. Seal võta võimalusel ikka see 28 päeva ja julge võtta aega ka siis, kui sulle jääb mulje, et maailm tormab ja et sa võid millestki ilma jääda. Sa ei jää kunagi ilma sellest, mis on mõeldud sulle. Et võta aega, arutle julgelt, arutle teistega selleks, et mitte
kuulda võtta nende nõuandeid, vaid arutle selleks, et kuulda ennast rääkimas ja nii-öelda panna seda puslet enda jaoks kokku. Tunneta, otsusta ja siis asu tegudele. Ma täiega loodan, et see selline väike kiire energiatüüpide ja strateegiate ülevaade oli sinu jaoks kasulik. Äkki said sellise hea vundamendi human disaini edasi avastamiseks. Võib-olla kõlas miski sulle sellise hea meeldetuletusena. Strateegia on tegelikult see, mis päriselt muudab human disaini eksperimendiks. Strateegiale toetudes on sul võimalik mitte lihtsalt oma nii-öelda mõistust stimuleerida, vaid tegelikult päriselt ka hakata seda elama. Me ei ole siin selleks, et õppida elama, me oleme siin selleks, et elada. Ja naljakas on see, et meid on nii tugevalt ja nii palju õpetatud, et me oleme kohati nii distantseerunud ja nii eemaldunud sellest elamisest endast. Ehk siis ma täiega loodan, et miski, mida ma praegu sinuga jagasin, innustas, inspireeris sind natuke rohkem oma argielus katsetama, eksperimenteerima. Sa saad oma strateegiat hakata oma argiellu rakendama niimoodi, et sa mitte ei jäta kõike pooleli, ei lase elul kokku kukkuda. Sa saad hakata väikestes kohtades katsetama. Sellest kõigest räägime muidugi veel lähemalt ja siis nagu ma lubasin, kohe varsti tuleb ka autoriteetidele pühendatud eraldi video, millest võib sul olla päris palju kasu, kui sa tahad aru saada, kuidas siis see sinu sisemine kompass endast märku annab.